G4S e-teeninduse kaudu on lihtne ja mugav oma varal pilk peal hoida. Saad vaadata infot valvatavate objektide kohta, häireraporteid, oma kodukandi infot, nõuandeid ning maksta arveid, hallata kontaktisikuid ja suhelda kliendihalduriga. G4S e-teenindusse saad siseneda lehelt minu G4S.ee. Oma objekti kontaktide helistamise järjekorra muutmiseks vali kõigepealt objekt, mille kontaktide järjekorda muuta soovid. Objekti saad valida avalehelt Minu vara alt või valides peamenüü ribalt Teenused ning seejärel objekti. Kui oled valinud õige objekti, jõuad objekti ülevaatesse. Nüüd pead valima alammenüü jaotusest Kontaktisikud. Seejärel avaneb sulle valveobjekti kontaktisikute nimekiri. Helistamise järjekorra muutmiseks liiguta nooli üles või alla. Kontaktisikute lisamiseks vajuta samas vaates pluss ikoonile. Seejärel avaneb uus aken objekti kontakti lisamiseks. Saad lisada kontakti, siduda ta valveteenuse objektiga, määrata talle helistamise järjekorra ja e-teeninduse kasutusõiguse. Kui sinu objektil on G4S väikevalve, siis peab uue kontaktisiku sinu väikevalve anduriga siduma ka G4S tehniline tugi ning kontaktisikuid saab väikevalve andurile lisada kokku kuni 9. Teiste valveteenuste puhul toimub uute kontaktisikute lisamine automaatselt. Kinnitamiseks vajuta Salvesta andmed. Kontaktisikute muutmiseks vali samas valveobjekti kontaktisikute vaatest isik, kelle andmeid muuta soovid. Vajuta kontaktisiku nime peale. Sulle avaneb kontaktisiku kaart. Kontaktisiku info muutmiseks vajuta Muuda. Kinnitamiseks vajuta Salvesta andmed.